Kuidas sina rahaga ümber käid? Kas enne hädavajalikud asjad ja siis lõbu? No kujutame ette sellist olukorda. Saad iga kuu kindla summa palka, sealt lähevad igasugu kulud maha ja mõnikord jääb natuke alles ka. Saad selle eest siis peol käia ja meelt läheb. Aga mõni kuu ei jää ka alles, et ei saagi väljas käia. Milles asi? Uurid oma kulusid ja vaatad, et muud püsikulud on enam-vähem iga kuu samad. Üür, toit, transport, mingid muud kulud, kõik samal tasemel. Aga küttekulu on väga erinev. Mõnikord on 100 euri kuus, mõnikord on 10 euri kuus. Ehk siis sellest vist nagu sõltub, kas sul jääb raha üle või mitte. No ma vaatan, et kui on 50 euri kuus, siis jääb veel üle. Aga uuriks siis välja, mis kuudel saab pidu panna ja mis kuudel ei saa. Aga kuidas me võiksime seda teada saada? No, ikka matemaatika abil. Siin on meil ju taaskord midagi sinusoidi meenutavat. Mitte täpselt sinusoid, aga enam-vähem. Nii et te võite juba aimata, et siin on meil seos trigonomeetriliste funktsioonidega. Eelmisel korral oli meil vaja leida perioodilise funktsiooni puhul kõik hetked, millal funktsioon annab täpselt ühe teatud väärtuse. Selleks me kasutasime võrrandit. Me panime funktsiooni võrduma kindla arvulise väärtusega. Ehk me panime nii-öelda paika y ehk sõltuva muutuja väärtuse ja me otsisime, mis oleks sel juhul x ehk funktsiooni argumendi väärtus. Ja see tähendas kas võrrandi lahendamist või selle funktsiooni graafikult kindlate punktide otsimist. Aga nüüd on meil selline olukord, kus me ei otsi kindlat punkti, vaid me otsime vahemikku. Me otsime, millal on funktsiooni väärtus suurem teatud väärtusest. Suurem kui. Kui me kindla punkti puhul kasutasime võrrandit, siis mida me vahemiku leidmiseks võiksime kasutada. Kui on suurem kui või väiksem kui, siis see on ju võrratus. Ehk siis siin oleks meil vaja võrratust. Ehk siis kui me oskaksime oma funktsiooni valemina formuleerida, siis me saaksime koostada näiteks võrratuse kujul funktsioon x-ist on suurem kui 50. See tähistaks siis neid kuid, millal küttekulud on suuremad kui 50 eurot ja seetõttu ei jää üle raha pidutsemiseks. Ja selle võrratusega saaksime teha samasuguseid tehteid, nagu võrratustega saab teha. Aga meie siin oma funktsiooni valemi kujul ei tea, nii et võrratust sellisel kujul me lahendada ei saa, kuid funktsioonidega on ju alati veel teine võimalus. Ja selleks on funktsiooni graafiku uurimine, nii et otsime oma vastust sealt. Aga mida me sealt otsima peaksime? Kui trigonomeetrilise võrrandi puhul me otsisime graafikult konkreetset y-koordinaadi väärtust, ehk me saime hulga punkte, siis seekord me otsime vahemikku või piirkonda. Ehk siis meil on vaja leida kõik piirkonnad, kus y on suurem kui 50. Ja seda on ju visuaalselt tegelikult väga lihtne märgata. Need on kõik need piirkonnad, mis jäävad sellest joonest ülespoole. Ja mis neile kõigile ühist on? Ilmselgelt on tegemist aasta kõige külmemate kuudega, kus küttekulud ongi suuremad ja need kipuvad korduma siis aastase perioodi tagant. Ehk siis me võime formuleerida, et funktsiooni väärtused on suuremad kui 50 igal aastal novembrist märtsini. Ehk siis novembris, detsembris, veebruaris ja märtsis pidu panna ei saa, tuleb hoopis kodu kütta. Ja muidugi saame küsida ka teistmoodi, millisel ajal aastas saab pidu panna. Sellele pole kuigi keeruline vastata. Selleks pöörame lihtsalt võrratuse märgi ümber. Otsime kuid, mil küttekulu on väiksem kui 50. Või siis otsime graafikult sellest joonest allapoole jäävaid väärtusi. Ja samamoodi, nagu saab meie küttekulude funktsiooni kohta lahendada võrratust, saab lahendada võrratusi ka trigonomeetriliste funktsioonide kohta. Selle video mõte oligi demonstreerida sellise elulise olukorra näitel, mida see trigonomeetriline võrratus oma olemuselt tähendab. Täpselt samamoodi, nagu oleme selle teema juures varemgi näinud, saab ka trigonomeetrilisi võrratusi kasutada kõiksugu perioodiliste nähtuste kirjeldamisel ja analüüsimisel. Sellisteks perioodilisteks nähtusteks võivad olla näiteks ilmastikuga seotud teemad, mis on seotud maa tiirlemisega ümber päikese, või päevavalgusega seotud teemad, sest seda põhjustab ju maa pöörlemine ümber oma telje. Ja seetõttu ongi siis ilmastik ja päevavalgus mõlemad väga perioodilised. Või kosmoses maa orbiidil tiirlevate satelliitidega seotud nähtused, et mis vahemikus näiteks satelliit näeb mingit kindlat piirkonda maa peal. Või midagi muud, kus on mängus ringikujuline korduv liikumine. See oligi kõik. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!